Maara läks juba tuppa. Ma olen praegu Võrtsjärve ääres ja magasime teise öö bussis. Hommikul on ikka päris hea vaade üles ärgates jumalaga. Tänane öö oli ikka tükk soojem. Me saime bussi, õues oli -6 ja sees siis +7, 10 kraadi soojemaks. Sest et me katsime eest korralikult ära. Ja kuna meil on nüüd süsihappegaasi mõõtja, siis julgesime uksed kinni panna, kui me oma seda ahju kasutasime. Ja siit näeme, kui palju ta öösel mõõtis süsihappegaasi kogust. 0. Järelikult võime ukse kinni hoida. Üks asi veel, mis hoiab sooja, on see, et me tulime täpselt siia ahju alla voodiga. Kuna see on soojus kiirgav, ehk siis infrapuna tekitab, siis ta soojendab täpselt seda, mille pihta ta läheb. See nii-öelda valgus. Ja enne kui me olime teisel pool bussi, siis tegelikult ongi nii, et pool bussi on soe, teine on külm. Huvitav faktor sellest ahjust on see, et juhendis on öeldud, et see peab olema HD5 gaas. See on siis LPG nagu meilgi, ainult et kui meil on 50% propaani, 50% butaani, segu toimub külmades kliimades paremini. Siis USAs, kus ma selle ostsin, on LPG all tegelikult hoopis 95 propaan ja siis 5% segu. Aga tundub, et toimib. No nii, on Võrtsjärve peal. Vaat seda. Täitsa mõnus rahu. Okei, ma nüüd panen kaamera ära, sest ma tahan ka seda kogeda. Murdmaa sakib. Wow. So Mara, how to be a successful skier? Or the free mode? Just do it. Just do it. Klamberid näged, et korralik vene aeg. Mida siis eesel kaugel on? Ma arvan, et see on kivi, kas on hoopis kusk. Keset Võrtsjärve. Kuidas lumiste saabastega bänni saada? Mara, what you doing? Getting underwear? So, it's sauna time. Labrit, Mara! Täna läks soe, sest et me panime pead ahju poole ja kuna see on infrapuna, siis see on nagu päikesepaiste ja tuleb välja, et saab ikka paljal ka magada, on täitsa normaalne selle paksu teki all vähemalt. Me juba katsime, et me ei saagi minna sellega mägedesse ega midagi, aga saame. Hurraa, Mara! Üks naljakas probleem on see, et see ukse kumm käib nagu lahti või on kehvasti kinnitatud ja siis ta jäätab ära vahel vastust. Ja kui see uks siis nagu küll lahti sikutada, siis tuleb koos kummiga. Mis toimub siin? Uks ei lähe kinni. Magasime, ukse ära magasime. Enam uks ei tööta. Praegu magasime ja enam ei liigu. Oh, sorry. Tossudega ei lähe. Lähed koju, lähed tossudega või? Ei lähe. No nii, praat läheb siit. See ei ole mingit makarat ju. Kas Telentornis oled käinud või? Kas sa tead, et ma olen üks autoritest? No nii, meil käib siin retsi värvimine. Et peas on need samad sussid, mis jalas.
Hello, Mara. Hello. Tõseme käe, kes on kunagi blockchaini näinud. Ma olen siis Krister, nagu juba öeldi, ma olen arendaja, ma õpin tõsine blockchain, ma tahan täpselt teada, kuidas see toimib. Olen siin viimaste kuude jooksul kangiste vaeva näinud, mul on siis võimalus jagada teile, mis täpselt on ja kuidas mina sellest aru saan. Ühtlasi meeldib mulle õpetada, lihtsustada seletusi, seega pärast tahaks kuulda teilt, et kas mul tuli see hästi välja või mitte. Blokiahel on permanentne avalik hajus andmebaas. Ma olen veel viimase minuti remondi ära. Nimelt lukk, et kuna tagauks lukku ei lähe ja meil tuleb jätta buss kuskile Pärnusse vedelema kuuks ajaks. Ja meil on siis ükkas kallist värki nagu see 300 sojusti. Mingi mainer on siin, vahib, pidi minema töösse. See maksab päris palju. Ja mõni vidin veel, et siis kuna tagauks lukku ei lähe, siis ma nüüd panen manuaalse lukku peale. Aga nali on selles, et me siin läksime Riie poole rõõmsalt ja käis mingi pauk. Ja mootor suri välja. Ja enam ei tööta. Helistasime mingid puksiirid läbi, siis asjamehed küsivad, et noh, et mis hääled ja värgid olid. Ja järeldasid, et rihm läks, ehk siis tõenäoliselt on ka kolvid läbi, ehk siis kogu mootor, ehk siis kogu see bussiprojekt on nüüd ametlikult läbi. Et eelmine episood tegi nalja, et joo, et mingi viskan ära on välja, aga noh. So we have a lot of stuff in the van, so we can't really leave it anywhere. Either just like that, so. Ai, see ei mahugi. Is it too big? Yeah, it's too big. Great. Ühesõnaga see bändi värk on jumala äge ja mulle hakkas nii meeldima, ma olengi paar harjunud selle mõttega, et meil see on olemas ja me siin ehitame, et kõik nagu näed, on seest on värvitud ja ruumi on siin kõvasti ausalt öeldes. Saaks nagu elada siin, aga noh, ei saa. We can spend our last night in the bus. I mean, we can park it somewhere and just live in it. Maybe Marionette's place. So this is our lock. Good. See valgus härab silma ja see on natuke kisitame. Aga kõik arvestus on päris remontiline siin alla praegu. Keset teed. Istuda oodata puksiiri. Mõtlesime seda, et mul on siia mingisugune kuni 3000 euri sisse pand. Aga sellest ei ole üldse kahju on sellest tööst, mis me siia panime. Et nagu reetselt on vaeva nähtud, et see nagu üles ehitada ja me pole isegi mööblit pannud veel. Uhke tunne on. Et see lahe. Et see lahe projekt. Et ma arvan, et kui see buss nüüd läheb prügimäele, siis tegelikult võiks nagu järgmise teha küll, aga noh. Tuleb ikka alo nõuannet kuulda, et tuleb kallim buss osta, et ei saa mingisuguse sükse mõtte. Bussis tegelikult ikka retsilt kahju. Aga ma arvan, on lihtsalt külm. Me saime keskööse bussi peale, kuigi buss oli täis. 2 inimesed siit tulemata. Me nüüd läheme Riiga. Täna me avastasime, et ikka päris kurb on, et see buss on nüüd kadunud. Või noh, veel ei tea muidugi. Varsti helistame, aga ikkagi. Tere! Mina on Krister, minu Citroen on teil nüüd seal tagahoovis. Ja tahtsingi sellest rääkida, et ma loodan, et teil on aega sellega äkki tegeleda lähipäevil. See nädal natuke kahtan, aga järgmine kindlasti.
hotell on odav ja peale selle, et peldik haises meie esimeses ruumis. Me pidime siis toa ära vahetama. Peale selle oli tulnud aknast nii palju suitsu sisse, et nad arvasid, et meie olime suitsetanud sees. Ja nad ütlesid, et ärge tehke, siis oli väga lihtne vastata, et aga ma ei suitsetagi, et palun väga. Järgmise kuu aega veedame me Prantsusmaal. Näeme jälle!